Just sellist häält teeb üks pahur siilitüdruk. Turtsub ja purtsub ja vaatab siis pahuralt ringi. Ümbruskond on võõras ja kohutav. Eks see ajabki hirmu naha vahele. Kindlasti on aga siilihakatisel kõht juba tühi. Eks siilipoegi tule ju ka nagu tittesidki iga kindla kellaaja tagant toita. Nagu isegi aru saate, siis täna ma ei ole mitte reporter, vaid imetav siiliemme ja lootuses on pisipereaeg. Üsna tihti juhtub, et loomade emmed lähevad kaduma ja siis õnnelikud on need, kes kuidagi moodi inimese juurde satuvad. Meil on veel lootust. Paljud Eesti Loomakaitseliidu inimeste päästetud metsaasukad kosuvad Kadri võreli elamises. Aga nii väikeseid siilihakatisi polnud isegi Kadri varem näinud. Suurem siil oli siia jõudes üsna niru. Ta oli kõvasti alakaalus ja ta ei saanud ise söömisega hakkama, oli alajahtunud. Väiksem oli isegi veel hullem. Ta oli katsudes täiesti külm. Ei tahtnud üldse liikuda, tudises kõvasti. Järgmiseks hommikuks olid ka tekkinud silmanurkadesse pisikesed vaglad. Siis nad said kõik kussirohu ja nüüdseks on nad siis juba päris kobedad. Kui palju siilid aga tänavu abi on vajanud? Sellel aastal on Eestimaa Loomakaitseliidule tulnud kokku juba pea 10 siili. On olnud nii täiskasvanuid kui siis nüüd ka need pisikesed. Ühe siili puhul oli vajalik ka jala amputeerimine, sest et tagajalal oli nii kole murd, et muud moodi kahjuks ravida ei andnud. 3 jalaga saavad siilid suurepäraselt hakkama. Nad liiguvad vähe, kellegi eest ära jooksma ei pea ja kaitsevad ennast oma okastega, et seega siil saab 3 jalaga hakkama. Pisikesi siilikesi on nüüd olnud sel aastal senini 6. Aga nendest kahjuks kõiki ei ole ellu jäänud, et osad on olnud nii halvas seisus, et on koheselt surnud. Need konkreetsed, kes mul hetkel siin on üks pärit Pirita Koselt, teine Jürist. Väikesed siilid söövad isuga ja piim maitseb hästi. Kuigi see komme on Eesti taludes üsna levinud, siis tegelikult lehmapiima siilidele anda ei tohiks. See keerab nende seedimise nässu ja ajab loomakesed oksele. Siilipoegade jaoks võib lehmapiim olla isegi saatuslik. Küll sina oled kuri. Tule siima sul piima parem selle. Ja oma peale. Näe. Loomakaitsjad tulgutavad väikeseid okkalisi koerakutsikatele mõeldud piima asendajaga. See ajab asja ära. Üldiselt siilid haisevad nagu vanad tõhud, aga see on küll niisugune piimal. Beebilõhn on alles nii väikestel siilipoegatel küljes. Ja muideks see on isane tüüp. Ütleme nii, et juba praegu vaatad, et ohohoho, varustus on vägev. Aga ta on niisugune leebe kui emme paiaga. Emane. See on tigedus ise. Käib ringi, turtsub, püüab näksata ja aga see ongi teada. Kõik hea tuleb ka alati isadelt ja õelus tuleb emedelt. Suurem siilike on tänaseks juba väga tubli. Et saab endaga ilusti hakkama, sööb sinini veel kassikonservi, aga varsti proovime siin hakata tigusid ja putukaid pakkuma ja vihmausse. Ja ka on ta näidanud oma iseloomu päris hästi, et on võrdlemisi tige, turtsub, plartsub, sisiseb, podiseb. Et selline käitumine metslooma puhul teeb ainult hea meelt. Järelikult ta instinktid on kõik säilinud. Eestlased suhtuvad siilidesse hästi. Paljud inimesed rõõmustavad, kui okaskerad just nende aialapil end sisse seavad. Ja asi ei ole ainult silmailus. Siilid pistavad teie aias nahka ka igasugu nälkjad, röövikud ja närilised. Siilid teevad ka Eesti ussidele tuule alla. Kui inimene leiab siili perekonna, kus kohas on ema ja pojad, siis ei tohiks kindlasti neid üldse segada. Kui aga inimene juhtub leidma keset päeva üksiku siilipoja, kes katsudes on jahe, siis tuleks kindlasti sellest teatada kas siis Eestimaa Loomakaitseliidule või Keskkonnaametile. Uunist soendama ei tohi hakata? Uunist soendama kindlasti ei tohi hakata. Ja veel üks tähelepanek. Kui okaskera teie juurde kolib, siis on see kindel märk, et te elate puhtas ja tervislikus keskkonnas. Kemikaalide rikkas ja saastunud paigas ei hakkaks nõudlik loomake ealeski pesitsema. See tüüp on juba täitsa tige ja vihane, kui võimalust ikka siis haarab kinni, aga haigete suurt ei tee, aga ütleme natuke veel, nädala paari pärast
võib tüübi juba täiesti rahulikult vabaks lasta ja siis kõikide eelduste kohaselt peaks ta juba ise ka hakkama saama.